Neile, kes ei tea, oli ajaloos kuningas, keda paljud peavad maailma rikkaimaks inimeseks, kes kunagi elanud. Ta oli rikas mitte ainult sellepärast, et tal oli palju kulda, vaid ka sellepärast, et ta kontrollis oma ajal maailma suurimaid kullakaevandusi. Samuti kuulusid talle väärtuslikud kaubateed, mida Aafrika kaupmehed kasutasid. Tegelikult, kuna tema impeeriumis oli nii palju kulda, jagas ta teekonnal Mekasse mööda minnes inimestele tohutul hulgal kulda. Ja selle teo tõttu langes mõne linna kulda väärtus ajutiselt. Aga veel üllatavam on see, et ta ei olnud eurooplane ega ka mõne kaasaegse suurriigi juht. Ta oli kuningas Mali impeeriumist Lääne-Aafrikas, kuningriigist, mis oli kunagi kulla, kaubanduse ja teadmiste keskus. Ja kuningas, kellest ma räägin, on Mansa Musa. Aga küsimus on, kuidas ta nii rikkaks sai ja kuidas tal õnnestus juhtida ühte ajaloo rikkaimat ja võimsaimat impeeriumi. Seda me hakkamegi uurima. Aga enne kui me arutelu alustame, palun sul videole meeldimine panna ja palun telli ka meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Nii et alustame siis. Enne kui Mansa Musa sai tuntuks kui üks rikkaimaid inimesi maailmas, tema lugu algas kõigepealt ühes suures impeeriumis Aafrikas. Musa sündis umbes 13. sajandi lõpus Mali impeeriumis Lääne-Aafrikas. Nimi Musa tähendab araabia keeles Moosest. Tol ajal oli Mali juba üks tugevamaid kuningriike Aafrikas. Paljud kaupmehed läbisid seda piirkonda, sest see asus heas kohas kaubanduseks. Musa isa oli Fagalaie. Ta pärines Keita perekonnast. Ja Keita perekond oli see, kes valitses Mali impeeriumi. Kuid tema isast ei saanud kuningat. Siiski kuulusid nad impeeriumi tähtsaimate perekondade hulka. Ajaloolased teavad tema ema Kanku kohta vähe. Paljude naiste kohta sellest ajastust on vähe kirjutatud, aga me teame, et naistel oli nende ühiskonnas samuti tähtis roll. Nad aitasid valmistada tööriistu, kangaid, ravimeid ja tegelesid teiste oluliste töödega oma kogukondades. Nüüd, et mõista, kuidas Musa sai oluliseks isikuks, peame kõigepealt teadma, kuidas Mali impeerium alguse sai. Enne kui Mali tugevaks sai, oli selles piirkonnas veel üks võimas kuningriik. See oli Ghana impeerium. Paljud aastate jooksul kontrollis Ghana Lääne-Aafrikas kulla ja teiste väärtuslike kaupade kaubandust. Selle tõttu muutus nende kuningriik rikkaks ja võimsaks. Kuid aja jooksul hakkas Ghana nõrgenema, tekkis põud, kuningriigis toimusid sisemised võitlused ja kaubateed muutusid. Ja selle tõttu kadus nende endine jõud järk-järgult. Kui Ghana nõrgenes, tugevnesid teised kuningriigid. See oli Soso impeerium, mida juhtis Sumaoro Kante. Ta vallutas palju naaberpiirkondi ja sai üheks kõige võimsamaks juhiks piirkonnas. Kuid kaua see ei kestnud, sest üks mees astus talle vastu. Tema nimi oli Sundiata Keita. Põlvest põlve edasi antud lugude järgi polnud Sundiata elu noorena kerge. Ta pidi palju läbi elama, enne kui temast sai juht. Kasvades ühendas ta järk-järgult erinevad kuningriigid ja juhid, kes samuti soovisid lõpetada Soso impeeriumi võimu. Pärast seda puhkes suur sõda. Aastal 1335 kohtusid Sundiata väed ja Sumaoro Kante väed lahingus, mis muutis Lääne-Aafrika ajalugu. Ja siin võitis Sundiata. Tänu sellele võidule sündis Mali impeerium. Sellest ajast alates laienes nende territoorium kiiresti. Nad kontrollisid olulisi kaubateid ja mõningaid maailma suurimaid kullavarusid. Ja kui Mali impeerium muutus järjest rikkamaks ja võimsamaks, kasvas Keita perekonnast pärit poiss tasapisi suuremaks. Ja see poiss oli Musa. Ja ühel päeval saab temast Mali impeeriumi tuntuim valitseja ja üks ajaloo rikkaimaid inimesi. Siiski, pärast Sundiata Keita surma ei kulgenud Mali impeeriumis võimuvahetus kohe sujuvalt. Oli lapsi, sugulasi ja teisi aadliperekonna liikmeid, kes võisid saada järgmise Mansa ehk impeeriumi kuningaks. Selle tõttu algasid võimuvõitlused. Esimesena järgnes Sundiatale tema poeg Uli. Uli valitsemise ajal laienes Mali impeerium jätkuvalt. Mõnede ajaloolaste sõnul suurenes impeeriumi kontroll veelgi tähtsate kaubanduskeskuste nagu Timbuktu ja Kaav üle. Kuigi on eksperte, kes ei nõustu kõigi detailidega, on selge, et Mali jäi tema valitsemise ajal tugevaks. Nagu paljud tollased moslemi valitsejad, reisis ka Uli Mekasse hadžile, moslemite püha palverännakule.
kuid mitte kaua pärast tema naasmist suri ta. Sellest hetkest alates muutus olukord segasemaks. Mitmed valitsejad vahetusid troonil lühikese aja jooksul. Oli inimesi, kes toetasid üht kandidaati, samal ajal kui teised tahtsid, et nende enda kandidaat saaks valitsejaks. Selle tõttu tekkisid impeeriumis sisetülid. Vaatamata nendele probleemidele jäi Mali endiselt rikkaks ja selle põhjuseks oli lihtne asi. Nad kontrollisid mõningaid Aafrika tähtsamaid kaubateid. Kaupmehed, kes vedasid kulda, soola, riiet ja muid tooteid, liikusid läbi Mali alade. Kaubanduselt koguti makse ja olid olemas kuningriigid, mis tegelesid kaubandusega. Need allusid impeeriumile, mis nõudis samuti inimestelt panust oma valitsusse. Ja üks tähtsamaid Mansa rikkuse allikaid oli kuld. Sel ajal oli Mali impeeriumi aladel väga palju kulda. Suured kullatükid loeti Mansa omandiks. Seetõttu kasvas nende valitsejate rikkus pidevalt. Kui juhtimises toimusid muutused, oli üks inimene, kes tasapisi laiendas impeeriumi võimu. Tema nimi oli Sakura. Ta ei kuulunud trooni peamiste pärijate hulka. Seetõttu oli tema tõus võimule erakordne. On olemas vanu ülestähendusi, mis ütlevad, et ta oli kunagi ori, kuid teiste ajaloolaste sõnul võis tolleaegse kasutatud sõna tähendus olla teistsugune. Ning see ei pruukinud olla samasugune orjus, nagu me tunneme seda hilisematel sajanditel. Kuigi tema päritolu kohta võib olla erinevaid arvamusi, on üks asi selge. Ta oli suurepärane juht. Sakura valitsemise ajal laienes Mali impeerium veelgi. Kaubandus teiste islamimaailma piirkondadega kasvas veelgi. Impeeriumi territoorium laienes samuti tänu edukatele sõjakampaaniatele tema juhtimisel. Mali kontrolli alla sattus veelgi rohkem maid. Hiljem reisis Sakura ka Mekasse, kuid ta ei naasnud enam elusana. Ajaloolased ei ole kindlad, mis temaga tegelikult juhtus. On erinevaid lugusid ja traditsioone, mis pakuvad tema surmale erinevaid põhjuseid. Pärast tema surma läks võim taas Sundiata Keita sugulaste kätte. Möödus veel mõned aastad ja Mali riigil oli jälle uus Mansa. Üks neist oli Muhammad ibn Kuh. Sel ajal oli Muusa juba 20. eluaastates ja aktiivne liige kuninglikus õukonnas. Siiski teavad ajaloolased tema noorusest vähe. Pole selge, kuidas teda hariti. Samuti pole selge, kuidas ta järk-järgult jõudis valitsuse kõrgeimatele tasanditele, kuid on selge, et mida suuremaks kasvas tema mõju õukonnas, seda tugevamaks muutus ka Mali impeerium. Ja siin hakkas juhtuma üks impeeriumi ajaloo kõige kummalisemaid lugusid. Mansa Muhammad ei olnud huvitatud ainult oma valduste laiendamisest. Teda huvitas ka see, mis asub ookeani taga. Andmete kohaselt saatis ta sadu laevu Atlandi ookeanile 14. sajandi alguses. Neil oli kaasas toit, vesi ja muud varud pikaks reisiks. Tema käsk oli lihtne, purjetada läände ja uurida, mis seal on. Laevad kadusid kauaks ajaks. Paljude kuude möödudes tuli tagasi vaid üks laev. Selle kapteni sõnul kohtasid nad merel väga tugevat hoovust. See oli nagu hiiglaslik jõgi, mis voolab läbi ookeani. Kapten lisas, et kui teised laevad jätkasid teekonda, otsustas tema tagasi pöörduda. Kuid selle asemel, et hirmu tunda, muutus Mansa Muhammad veelgi enam huvitatuks lääne pool asuva saladuse vastu ning otsus, mille ta pärast seda tegi, muutis Mali impeeriumi ajaloo käiku. Kui Mansa Muhammad oli hõivatud oma unistusega avastada, mis asub Atlandi ookeani taga, valmistus samal ajal üks mees tasapisi suuremaks vastutuseks. See mees oli Muusa. Enne kui Muhammad lahkus oma teiseks mereretkeks 14. sajandi alguses, jättis ta Muusa Mali impeeriumi valitsejaks enda äraoleku ajaks. Lihtsalt öeldes sai Muusast ajutine juht ühes Aafrikas suurimas impeeriumis. See polnud sugugi väike ülesanne. Sel ajal oli Mali impeerium juba väga ulatuslik. See koosnes paljudest linnadest, asulatest ja erinevatest rahvastest, kellel kõigil olid oma keel ja kombed. Seetõttu oli vaja juhti, kes oskab kuulata, otsuseid langetada ja kogu impeeriumis korda hoida. Musa kolis Palazzo Sagnani paleesse, mis oli impeeriumi pealinn. Seal asus valitsuse keskus, seal peeti ka tähtsaid koosolekuid. Sinne toodi ka aruanded impeeriumi erinevatest osadest. Kui Muhammad oli eemal, tegeles Muusa iga päev nende ülesannetega. Erinevaid provintse juhtisid kubernerid, kuid Muusa oli see, kellel oli lõplik sõna kõige tähtsamates küsimustes. Üks põhjusi, miks ta kiiresti austuse pälvis,
oli see, et ta oskas valida inimesi, kes töötasid valitsuse heaks. ta tunnustas ametnikke, kes teenisid hästi ja tagas, et iga provintsi juhid oleksid vastutavad oma tegude eest. Selle tõttu muutus valitsemine paljudes impeeriumi osades organiseeritumaks. On ka ajaloolasi, kes ütlevad, et Musa ajal said rohkem noori Malist võimaluse õppida Põhja-Aafrika õppekeskustes. Sel ajal olid sellised kohad nagu Maroko tuntud hariduse, teaduse, matemaatika ja usulise õppe poolest. Musa soovis samuti, et tema kaasmaalased omandaksid uusi teadmisi, mis aitaksid nende riiki. Aja jooksul sai ta üha tuntumaks kui suurepärane administraator. Ta ei saanud tuntuks suurte sõdade tõttu, samuti mitte vallutuste pärast. Ta sai tuntuks selle poolest, et suutis juhtida tohutut impeeriumi. Samal ajal ei olnud endiselt uudiseid Muhammadi ja tema laevade kohta. Siiani on see endiselt üks Aafrika ajaloo mõistatusi. Mõned ajaloolased usuvad, et ekspeditsioon uppus või kadus Atlandi ookeani keskel. Teised pakuvad välja erinevaid võimalusi, kuid oluline on meeles pidada, et seni puuduvad kindlad tõendid selle kohta, mis nendega tegelikult juhtus. On ka lugusid, mis väidavad, et nad võisid jõuda Ameerikasse enne Christopher Columbust. Kuid praegu ei ole veel piisavalt tõendeid, mida enamik ajaloolasi aktsepteeriks, et seda väidet kinnitada. See jääb teooriaks ega ole tõestatud fakt. Kindel on see, et Mansa Muhammedit ei nähtud enam kunagi. Ta ei tulnud enam tagasi. Enamik tema laevu ei tulnud samuti enam tagasi ja seetõttu läks Mali impeeriumi troon lõplikult Musa kätte. Ajutisest valitsejast sai temast ametlikult Mali Mansa. Kuid selle asemel, et raisata aega kadunud ekspeditsiooni otsimisele, keskendus ta millelegi muule. Musa teadis, et impeeriumi tugevdamine on olulisem kui jälitada mõistatust, millele ei pruugi kunagi vastust leida. Seetõttu hakkas ta looma endale lojaalset valitsust. Ta valis nõunikud ja ametnikud, keda võis usaldada. Ta hoidis erinevate impeeriumi piirkondade juhtide toetust ja tasapisi pani ta aluse juhtimisele, mis viib Mali oma ajaloo kõige jõukama ja võimsama ajajärgu juurde. Vaid mõne aasta jooksul pärast Mansaks saamist märkasid paljud inimesed, kui erinev oli Musa võrreldes mõne varasema Mali juhiga. Teda tunti juhina, kes oskas kuulata. See ei tähendanud, et ta oli nõrk. See ei tähendanud ka, et ta ei tahtnud kasutada oma võimu, aga ta oskas olukorda kaaluda enne otsuse tegemist. Üks esimesi katsumusi tema juhtimisel oli siis, kui lõunaosas impeeriumi kullakaevurite seas tekkis arusaamatus. Sel ajal olid kaevurid väga olulised. Mali majanduses olid nemad need, kes kaevasid välja kulla, mis oli impeeriumi peamine rikkuse allikas. Ajaloolaste sõnul püüdis Musa julgustada rohkem inimesi islamit järgima. Kuid kui mõned kaevurite kogukonnad hakkasid vastu, mõjutas see ajutiselt ka kulla tootmist. Selle asemel, et kohe jõudu kasutada, otsustas Musa rääkida ja probleemi lahendada. Tänu sellele normaliseerus kaevandamine ja suurem segadus jäi ära. See on oluline sündmus, sest see näitas, et ta suudab oma otsust muuta, kui ta näeb, et on olemas parem viis probleemi lahendamiseks. Aga ära arva, et ta kasutas ainult diplomaatilisi vahendeid. Impeeriumi julgeoleku küsimustes oli Musa range. Üks tollaseid suurimaid probleeme olid röövlid, kes ründasid kaupmehi. Mõnedel marsruutidel oli reisimine ohtlik, sest võis sattuda röövi või isegi tapmise ohvriks. Kui kaupmehed kartsid reisida, aeglustus kaubandus. Kui kaubandus aeglustub, väheneb kogu impeeriumi tulu. Seetõttu võttis Musa kasutusele rangemad meetmed bandiitide ja kurjategijate vastu. Peamised kaubateed muutusid järk-järgult turvalisemaks. Üha rohkem kaupmehi hakkas reisima. Rohkem tooteid jõudis erinevatesse linnadesse. Ja valitsus kogus rohkem makse. Siin hakkasid inimesed tundma Mali impeeriumi jõukust. Mida tugevamaks muutus piirkond, seda edukamaks muutus ka äri. Turgudele liikunud ainult kuld. Oli ka soola, riisi, mett, hobuseid ja palju teisi tooteid. Oli isegi kaupu, mis pärinesid väga kaugelt Aafrikast ja islamimaailmast. Mali hakkas järk-järgult ühenduma suurema ülemaailmse kaubandusvõrgustikuga. Ja just siin peitubki Mansa Musa tõelise rikkuse saladus. Mitte ainult sellepärast, et neil oli palju kulda, vaid ka sellepärast, et nad kontrollisid kaubateid, mida kaupmehed kasutasid.
kujuta ette, kui peaaegu kõik kaupmehed peavad sinu territooriumist läbi käima, et müüa ja osta kaupu. Sa teenid tohutult maksude ja tasude pealt. Nii juhtus Mali impeeriumiga. Paljud Sahara kõrbe kaubateed läbisid nende kontrolli all olevat ala. Karavanid, mis tõid soola põhjast ja kaupu lõunast, pidid läbima Mali kontrolli all olevaid alasid. Kuna need teed olid turvalised, tuli sinna veelgi rohkem kaupmehi. Oli linnu, mis sai kaubavahetuse keskusteks. Siin kohtusid kaupmehed erinevatest maadest. Siin arutati kaupade hindu. Siin kogus valitsus ka makse. Lisaks maismaateedele oli tähtis roll ka jõgedel, näiteks Nigeri jõel. Paadiga sai tooteid kiiremini impeeriumi erinevatesse osadesse saata. Kiirem transport, kiirem müük ja ka raha jõudis kiiremini Mali riigikassasse. Mida rikkamaks impeerium muutus, seda tugevamaks muutus ka selle armee. Mõned ajaloolaste hinnangul oli Malil tol ajal üks Aafrika suurimaid armeesid. Seal oli tuhandeid sõdureid ja ratsanikke, kes olid hobustel. Ratsanikud olid olulised, sest nad suutsid kiiresti liikuda üle avarate tasandike ja kõrbealade. Neid kasutati kaubateede valvamiseks, piiride kaitsmiseks ja korra hoidmiseks impeeriumis. Musa teadis, et rikkusest ei piisa, kui sul pole võimet seda kaitsta. Seetõttu, kui tema kuningriigis kuld aina kasvas, tugevdas Musa ka pidevalt oma armeed. Turvalise kaubanduse, tugeva valitsuse ja võimsa sõjaväe ühendamisega hakkas Mali impeerium jõudma võimutasemeni, mida Aafrika ajaloos harva nähtud. Ja kui tema rikkus aina kasvas, hakkas Mansa Musa mõtetes kuju võtma üks reis. See reis teeks tema nime kogu maailmas tuntuks. Samal ajal, kui Mali impeerium rikastus, laienes see ka pidevalt. Ajaloolaste sõnul lisas Mansa Musa oma valitsemise esimestel aastatel oma impeeriumile veel uusi alasid. Selle tõttu suurenesid veelgi tema rikkused, rahvaarv ja kaubateed, mida ta kontrollis. Selle võimu säilitamiseks vajas ta tugevat armeed. Kogu Malis peeti seppi väga lugu. Nemad valmistasid mõõku, odasid, vibusid ja muid relvi, mida armee kasutas. Relvade valmistamise arenedes paranesid ka sõjataktikad. Impeeriumis olid erilised sõdurite üksused, keda sai kiiresti saata erinevatesse piirkondadesse ohu korral. Jõgesid kasutati selleks, et inimesi ja varustust kiiremini transportida. Impeeriumil olid ka valitud sõdalased, kes moodustasid eliitüksuse. Neid saadeti tavaliselt kõige tähtsamatele missioonidele ja suurtele lahingutele. Lisaks armee jõule oli Musa jaoks oluline ka üks asi. Tema usk. Aastal 1324, peaaegu 12 aastat pärast seda, kui ta sai Mansaks, otsustas ta teha ühe oma elu tähtsama reisi. See oli Hadž, moslemite püha palverellak Mekkasse. Kuid see polnud tavaline reis. Sel ajal oli Mali juba üks maailma rikkaimaid ja võimsamaid kuningriike. Musa soovis samuti näidata teistele riikidele, kui suur ja rikas on tema impeerium. Seetõttu valmistas ta ette tohutu karavani. Vanade ülestähenduste andmetel osales reisil umbes 60 000 inimest. Nende hulka kuulusid sõdurid, teenijad, valitsusametnikud, perekond ja teised tema grupi liikmed. 100 hobused ja kaamelid kandsid toitu, vesi, varustus ja väga palju kulda. Mõned kaamelid kandsid ainult kulda. Kui karavan liikus, nägi see välja nagu liikuv linn Aafrika südames. Njani pealinnast liikusid nad üle avarate rohumaade ja lõpuks jõudsid Sahara kõrbe. Siin algas nende reisi kõige raskem osa. Päeval oli kõrbes väga palav, öösel aga väga külm. Päeval pidid nad otsima piisavalt vett tuhandetele inimestele ja loomadele. Sellest hoolimata jätkas karavan teekonda mitu kuud. Lõpuks jõudsid nad ühe tollase maailma tähtsaima linna juurde. See oli Kairo, Egiptuses. Aastal 1324 oli Kairo üks maailma suurimaid ja rikkamaid linnu. Paljud inimesed olid hämmastunud, kui nägid Mansa Musa ja tema tohutu karavani saabumist. Värvikad riided, kallid ehted ja tohutul hulgal kulda. Enamik inimesi polnud kunagi varem näinud nii suurt rikkust ühel reisil näidatuna. Kui Egiptuse sultan kutsus Musa külla, tekkis veel üks delikaatne olukord. Tollaste tavade kohaselt oodati temalt, et ta avaldaks sultanile austust viisil, mida ta ise teha ei soovinud.
kuid tänu heale suhtlemisele leidsid nad kompromissi, mis austas mõlemat poolt. Nende kohtumine kulges hästi, nad vahetasid kingitusi, nad rääkisid oma kuningriikidest ja kui karavan Kairos puhkas, hakkasid kogu piirkonnas levima uudised Aafrika kuningast, kellel on peaaegu mõõtmatu rikkus. Ja tol ajal ei teadnud inimesed veel, et järgmised sammud, mida Mansa Musa Egiptuses astub, teevad tema nime ajaloos veelgi kuulsamaks. Pärast mitmekuulist viibimist Kairos sai Mansa Musa nimi veelgi kuulsamaks. Kuhu iganes ta ka läks, jagas ta kulda vaestele, ametnikele, kaupmeestele ja usulistele juhtidele. Ta jagas nii palju kulda, et ajaloolaste sõnul langes Kairos kulla väärtus paljudeks aastateks. See näitas, kui rikas oli Mali impeerium tol ajal. 1324 aasta lõpus jätkas Musa oma teekonda Mekka poole. Egiptusest ületas tema karavan Araabia kõrbed, kuni nad jõudsid Medinasse, mis on islamiusuliste jaoks teine kõige püham linn. Siin külastas Musa olulisi usupaiku ja vestles paljude õpetlastega erinevatest maailma paikadest. Pärast seda jätkasid nad teekonda Mekkasse. Pärast pikka rännakut nägi Musa lõpuks linna, kuhu ta oli kaua unistanud jõuda. Nagu teised palverändurid kandis ta lihtsat valget rüüd ja pani ajutiselt kõrvale oma kuningliku staatuse. Mõne päeva jooksul täitis ta hadži rituaale koos tuhandete moslemitega erinevatest riikidest. Mõnede allikate kohaselt tekkis vahel palverändurite vahel pingeid, kuid need lahendati ilma, et oleks jõutud vägivallani. Kui hadž lõppes, sai Musa tiitli hadži, mis on aunimetus, mida antakse neile, kes on püha palverännaku lõpetanud. Mõned lood räägivad, et Musale meeldis elu Mekas väga ja ta soovis sinna kauemaks jääda. Kuid samal ajal, kui ta viibis Araabias, jõudsid temani Malist saabuvad uudised. Impeeriumis tuli lahendada mitmeid probleeme ning naaberaladel valitses pingeline olukord. Seetõttu otsustas ta koju naasta. Ende lahkumist kutsus ta endaga Malisse kaasa mõned teadlased, õpetajad, usujuhid ja eksperdid. Üks kaasatulijatest oli Abu Ishaq al-Sahili, tuntud arhitekt ja luuletaja, kellest sai hiljem Mali impeeriumi arhitektuuri suur mõjutaja. Tagasiteel Aafrikasse levisid jutud Mansa Musa rikkusest veelgi laiemalt. Turgudel ja kaubanduskeskustes rääkisid kaupmehed Euroopast, Aasiast ja Aafrikast Mali kuningast, kes kandis kaasas tohutul hulgal kulda. Paljud hakkasid huvituma tema impeeriumi rikkuse allikast, kuid Mali kullakaevanduste täpne asukoht jäi paljudele välismaalastele saladuseks. Tagasiteel ei olnud nende teekond lihtne. Mõned karavani liikmed jäid haigeks, mõned surid ka reisiraskuste ja kõrbeohtude tõttu. Kuna ta oli oma teekonnal juba palju kulda ära jaganud, oli Musa sunnitud Kairos olles raha ja varusid laenama, et jätkata tagasiteed Malisse. Kuid isegi nii jäid üheks maailma rikkaimaks valitsejaks. Kui karavan lähenes Lääne-Aafrikale, saabus üks tähtis uudis. Teatete kohaselt õnnestus ühel tema kindralitest Songhai vastu võita ja vallutada Gao linn, mis oli piirkonna oluline kaubanduskeskus. Musa jaoks oli see võit äärmiselt oluline. See polnud oluline ainult seetõttu, et tema territoorium suurenes, vaid ka sellepärast, et see tugevdas veelgi Mali kontrolli Lääne-Aafrika kaubateede üle. Selle tõttu muutis ta oma tagasitee marsruuti ja suundus otse Gao linna. Seal jälgis ta isiklikult kokkuleppe sõlmimist lüüa saanud juhtidega. Selle asemel, et nende valitsust hävitada, lubas ta neil hallata mõningaid kohalikke asju, jäädes samal ajal Mali impeeriumi võimu alla. See oli meetod, mida Musa sageli kasutas. Ta eelistas lojaalsust ja stabiilsust lõputule sõjale. Ja kui ta oma pealinnale lähenes, sai kõigile üha selgemaks, et ta ei olnud enam lihtsalt rikas kuningas. Mansa Musa oli nüüd juht, keda tunnustati kogu Aafrikas ja suuremas osas tollal tuntud maailmast. Pärast seda, kui Mali oli Gao vallutanud, ei saanud Mansa Musa juurde ainult territooriumi. Ta sai ka kontrolli Gao tähtsamate kaubateede üle ning Musa märkas linna vana mošeed. Allikate kohaselt ei olnud ta selle välimusega rahul, seetõttu lasi ta ehitada tugevama ja ilusama hoone. Siin sai Mali arhitektuuristiil rohkem tuntuks. Seinad olid paksud, valmistatud mudast, puidust, kiududest ja muudest kohapeal kergesti leitavatest materjalidest. Välimus oli lihtne, kuid see oli vastupidav ja sobis Lääne-Aafrika kuuma kliimaga.
Gao linnast liikus Musa edasi Timbuktusse ning siin kasvas tema ambitsioon veelgi. ta nägi, et Timbuktu ei ole tavaline linn. See asub Nigeri jõe lähedal. Siit käivad läbi kaupmehed ning see on hea koht, et teha sellest kaubanduse, religiooni ja hariduse keskus. Seetõttu arendas Musa Timbuktut veelgi. Ta lasi ehitada mošee, kooli ja hooneid, mis said Mali ajaloos tähtsaks. Üks tuntumaid on Tšingereberi mošee, mida peetakse tänaseni Timbuktu ajaloo oluliseks osaks. Linnas kasvas ka haridus. Kohale saabusid õpetlased, õpetajad, õiguseksperdid, matemaatikud, astronoomid ja islamiuuringute spetsialistid. Seetõttu ei olnud Timbuktu enam lihtsalt kaubanduskoht. Sellest sai ka teadmiste keskus. Kui Musa naasis pealinna Nianisse, tervitasid inimesed teda nagu kangelast. Ta ei toonud kaasa ainult oma hadži lugu, ta tõi kaasa ka uusi ideid Egiptusest, Araabiast ja Põhja-Aafrikast. Ta kasutas need oma impeeriumi paremaks muutmiseks. Ta lasi ehitada mošeesid, ta tugevdas haridust ja tavas Mali veelgi rohkem suhtlemiseks teiste maailma piirkondadega. Kuid mida tugevamaks Mali muutus, seda rohkem hakkasid võõrad huvi tundma selle rikkuse vastu, eriti kulla vastu. Kui Musalt küsiti, kust tuleb kogu see Mali kuld, ei vastanud ta sellele otse. Mõne loode järgi ütles ta, et kuld kasvab nagu taim ühes salajases kohas. See ei olnud sõnasõnaline seletus. See oli viisakas viis öelda võõrastele, ärge toppige oma nina sinna, kust me kulda saame. Musa teadis, et kui teised kuningriigid saavad teada kaevanduste täpse asukoha, võib see valede inimeste kätte sattudes olla ohtlik. 1330-ndatel suri Mansa Musa. Tema surma täpne aasta ja põhjus pole selged, sest vanad allikad erinevad. Teda asendas tema poeg Magan. Kuid Magani valitsemine polnud nii tugev kui tema isa oma. Turvalisusega hakkasid tekkima probleemid. Mõned piirkonnad hakkasid mässama. Ilmusid vaenlased, kes ründasid. Ja linnad, mis Musa ajal olid varem turvalised, hakkasid nõrgenema. Pärast Maganit valitses ka Musa vend Sulaiman. Tema ajal jäi Mali endiselt oluliseks, kuid juba oli näha esimesi nõrgenemise märke. Kuningapere sees tekkisid tülid. Mõned provintside juhid tahtsid iseseisvuda ja hiljem tekkisid naaberriigid. Need hakkasid Mali maid endale võtma. Sajandite jooksul keisririigi võim aina vähenes. Kunagi väga võimas Mali jagunes järk-järgult väiksemateks riikideks ja selle pealinn Niani rünnati hiljem ja põletati maha. Siin lõppes Mali impeeriumi kuldaeg, kuid Mansa Musa nimi ei kadunud kuhugi, kuni tänaseni tuntakse teda kui üht ajaloo rikkaimat inimest. On olemas kaasaegseid hinnanguid, mis ütlevad, et kui võrrelda tänapäeva rahaga, võis tema varandus ulatuda sadade miljardite dollariteni või isegi rohkem. Aga väga oluline on meeles pidada, et need arvud ei ole täpsed. On raske mõõta ühe keskaegse kuninga rikkust. Eriti kui aluseks on vanad lood, kullakaubandus ja ülestähendused, mis kirjutati palju aastaid pärast tema eluaega. Üks asi, mida me kindlalt teame, on see. Mali oli erakordselt rikas, tema mõju oli tohutu ja tema palverännak tutvustas Malit laiemale maailmale. Aastal 1375 ilmus Kataloonia atlas, üks tähtsamaid kaarte keskajal. Seal kujutati Mansa Musat kulda käes hoidmas. See tähendab, et isegi kaua pärast tema surma tunti teda kaugetes paikades kui kuningat, kelle maa oli kullarikas. Kuid Mansa Musa pärandiks ei olnud ainult rikkus. Ta tugevdas kaubandust. Ta arendas Timbuktu linna. Ta andis haridusele suurt tähtsust. Ja ta näitas, et tollane Aafrika oli impeeriumitega, millel olid oma süsteemid, teadmised, arhitektuur ja võim. Seega, kui kuuleme nime Mansa Musa, ei tohiks me mõelda ainult kullale. Me peaksime ka meenutama juhti, kes kasutas oma rikkust, et tugevdada oma impeeriumi, ühendada maailma ja jätta pärandi, millest räägitakse siiani.